mul on hästi hea meel, et hoolimata sellest, et me pole pidanud väga-väga ammu niimoodi salvestama, et sina, Jim, oled kuskil teises kohas, siis meie numbrite lugemise oskus 10-st 1-ni on endiselt väga kvaliteetne, hea ja pole kaotanud ajas oma nagu sellist sära. See on säilinud, see oskus, ja seda on rõõm tõdeda, sest et me oleme juba vist sellest kühmust üle, kus inimese organism hakkab vaikselt lagunema, et ei ole enam seda nagu kiiret rakkude uuenemist, ajurakud, need, mis nagu praeguseks hetkeks olemas olid, need ongi see meie mentaalne kontoseis ja sealt saab ainult allapoole edasi minna, et me ei saa nagu väga palju enam. Ühesõnaga, mida ma öelda tahan, on see, et me oleme oma elu talve alguses tegelikult ja lihtsalt on rõõm tõdeda, et mingisugused baasoskused või mingid baasfunktsioonid podcasteritena on meil ikkagi alles, et meil on lootust 1,5 aastat ikka veel välja vedada seda saatesarja. Sellest kühmust, kus nagu asjad hakkavad allamäge minema, olime me üle juba siis, kui me alustasime selle saatega aastaid tagasi, aga kindlasti selles suhtes talve poole me oleme tõesti nii selle aasta käigu sees kui ka nagu laiemas kontekstis liikumas ja üldse on see maailm alla käimas ja kaotamas oma rõõmu ja sära ja kõike muud. Aga selleks, et hoida seda kõike natukenegi veel üleval ja et meie nii-öelda vaimustav tagasitulek peale isand kuid saate mitte tegemist oleks veel ägedam ja veel rõõmustavam, on meil täna ka külaline siin. Tere, Anniki! Tere, Ivo! Tere, Jim! Anniki, sa oled meil nüüd juba, ma peaks ütlema, selle aastate jooksul regulaarne külaline, see on juba 3. kord, kui sa meie juures käinud oled. Mis sa vahepeal teinud oled? Miks sa vahepeal käinud ei ole? Vahepeal on saanud popkulturistide Brüsseli korrespondendist on saanud teie Luksemburgi korrespondent, mis on loomulikult veel põnevam kui see, mis enne oli, et nüüd saan raporteerida otse Euroopa südamest põhimõtteliselt. Aga olen endiselt euroametnik, nüüd küll natukene teise nurga alt, et kui enne püüdsime Brüsselis päästa Euroopat energeetikakriisist, siis nüüd ma ainult kritiseerin. Et olen Euroopa Kontrollikojas ja vaatan, et kuhu raha pannakse ja mis sellega tehakse. Püüad päästa Euroopat raha laristamisest? Jah, absoluutselt. Aga selle positiivne külg on see, et kuna kriis on 24/7, aga kontrolli, mis saab teha ka natuke kitsamal perioodil, siis nüüd mul oli aega tõlkida raamat ja on üldse natuke rohkem võhma selleks, et lugeda, kultuuri tarbida, ennast nagu muud pidi arendada, et selles mõttes ma arvan, isiklikus plaanis on toimunud positiivne areng ja on ehk midagi pakkuda ka popkulturistide kuulajatele. Meil on suur rõõm igal juhul, et sa oled tagasi ja rõõm kuulda ka seda, et sul on rohkem aega, et pühendada ennast kultuurile, kuigi juba siis, kui sul oli natuke närvilisem graafik, ma ütleks, tarbisid sa kultuuri. Isegi mitte kordades, vaid 10 kordades, kui mitte 100 kordades rohkem kui keskmine inimene. Ma eeskätt vihjan praegu sinu lugemisarmastusele. Sina teatavasti loed umbes 1 raamatu päevas või võib-olla kulub sul 2 päeva 1 raamatu läbi lugemiseks ja siis sa liigud kohe edasi ja nii ongi juba aastaid olnud tavapärane sinu elus teha aasta kokkuvõtteid, mitte 10-12 raamatu lõikes, mida sa sattusid lugema, vaid 200-300 või 300 pluss raamatu. Nii hull ei ole, aga 150 pluss tuleb täis. No igal juhul väga, väga raju on olnud see sinu lugemise tuhin läbi aastate, seda on kõrvalt näha olnud imetlusväärne. Sinu raamatu blogi nii Instagramis kui ka sinu kodulehel Life in a Cold Climate on üks hea koht, kuhu minna alati, kui tundub, et midagi head ei ole just nagu lugeda ja keegi pole midagi head ka soovitanud. Et sinuga inimesed hätta ei jää, sul on alati midagi head soovitada, mis on ka üks põhjuseid, miks sa oled meie oluline korrespondent kultuuriväljal nii siin kui sealpool Belgia piiri. Belgia piiri.
aga täna me ei räägi eriti raamatutest. Räägime selle enne ära, et teeme selle nagu bookplagi ka ennegi ära. Mis raamatu sa tõlkisid, mida inimesed võiksid nüüd kohe minna ostma ja uurima? Ma tõlkisin Victoria Belimi Kukemaja, mis on Ukraina juurtega noore naise raamat sellest, kuidas ta läks otsima Ukrainast oma perekonna lugu, oma vanaonu lugu sellest, kuidas ta vaba Ukraina eest võideldes kaduma sai. See raamat on küll suure sõja eelne, aga see on kirjutatud pärast Krimmi annekteerimist, nii et selles mõttes, et need teemad, mis meil täna kahjuks siin kogu aeg päevakorral on seal kõik juba sees. See Ukraina väga keeruline ja kahjuks traagiline suhe Venemaaga. Hästi palju selliseid teemasid, mida me ise teame oma ajaloost, oma perekonna lugudest, eks ole, et meil võib-olla päris Holodomori kogemust ei ole, aga kulakute Siberisse saatmine ja riigipoolne selline terror on meile oma ajaloost tuttav ja seetõttu arvan, hästi palju kõnetab meid endid ka, aga mis mulle väga selle Victoria raamatu juures meeldis, et seal on need rasked teemad, aga seal on ka ilusaid kirjeldusi Ukraina loodusest või käsitööst või lõhnadest, lihtsalt mitte ainult perekondlikku kurbust, vaid ka perekondlikku sidet ja armastust, et raske on teda kokku võtta, selles ma olen ise käinud teda Rahva Raamatus liigutamas reisikirjanduse alt teise rubriiki, sellepärast et kuna ta on nii žanre segav, et siis ta on raske liigitada ja raske võib-olla ka müüa niimoodi ühe lausega, sest et ta ei ole päris memuaar, ta ei ole päris ajalooraamat, ta ei ole päris detektiivilugu, kuigi seal on selles mõttes põnevust, et mis siis tegelikult tema vanaonuga juhtus. Et selles mõttes natukene keeruline teada, et kuidas teda täpselt müüa, aga samas, et kui ta leiab selle õige lugeja, siis ma arvan, et ma ei ole kohanud, mulle võib-olla keegi ka ei julge öelda, et sitt raamat ja halvasti tõlgitud, aga üldiselt mul on ikkagi tundunud, et see läheb inimestele korda ja võib-olla tänases olukorras, kus me tahaks ka natuke rohkem teada Ukrainast ja tahaks teada selle riigi ajalugu, tahaks teada, kuidas seal inimesed elavad, aga igaühe jaoks ei ole 500 leheküljeline ajalooraamat see õige viis, kuidas seda infot saama. Paljud meist ju suhestuvad ikkagi teiste inimeste lugude kaudu, et minu meelest on see ideaalne viis saada natuke targemaks, aga saada ka see emotsionaalne lugu koos selle tarkusega, nii et see raamat peaks veel saadaval olema. Minu meelest e-raamat oli praegu alla hinnatud, nii et ma julgen ikkagi soovitada kõigile, kes vähegi lugemisest ja elust huvituvad. Selliseid kuulajaid meil kahjuks ei ole, aga tore, et sa sai igaks juhuks salve, sest et mine tea, võib-olla keegi juhtub mööduma aknast, kus keegi kuulab kõlaritest popkulturiste, möödub aknast mõni raamatusõber, kes ikkagi siis korjab selle vihje üles või selle soovituse. Sellele kuulajale, sellele ühele raamatusõbrale, ütle palun uuesti autori ja raamatu nimi. Et sina seal akna taga, raamatu nimi on Kukemaja ja autoriks on Victoria Belim. Aga täna meil on teemaks täpselt samamoodi nagu enam-vähem kõikides saadetes, mis praegu üldse salvestatakse. Ameerika Ühendriigid, me salvestame seda kõike vaid mõned päevad pärast seda, kui selgus, kes saab olema järgmine Ameerika president ja mõtlesime rääkida küll natukene laiemalt sellest ja võib-olla ka võttes paralleeli sellega, mida sa rääkisid oma tõlgitud raamatust, et püüame läbi ühe isiku loo natukene kajastada seda, kuidas üldse Ameerikat mõista ja mõista seda, kust see ajalugu tuleb ja kus me täna oleme. Ja selleks isikuks, keda me täna siis vaatleme, on Hamilton, Alexander Hamilton. Ma pean küll mainima, et me räägime seda läbi muusikali, nii et võib-olla mitte kõige nagu selline otsesem ja tõesem lugu temast, aga mina ja Anniki oleme väga suured Hamiltoni muusikali fännid ja sundisime, siis ma saan aru, suhteliselt niimoodi jõhkralt selle saatesse teemaks pannes ka seda kõike vaatama, kuulama ja kogema Jimmy ja püüame siis kuidagi niimoodi sellest rääkida, et ta poole pealt ära ei lähe.
no püüame, vaatame, mis saama hakkab, aga kuulajale võib-olla nii palju veel taustainfoks, et see survestamine ei kestnud paar päeva, vaid see kestis, ma ütleks, paar aastat, võib-olla isegi 3 aastat. Ilmselt 4, sest et pandeemia ajal see mõte õhku sai visatud, ma ei mäleta kelle poolt, kas Anniki sinu poolt või Ivo sinu poolt, et võiks käsitleda Hamiltoni ja võttis aega ainult 4 aastat ja siin me oleme. täpselt nii kiirelt meil siin need asjad käivad. nii et jaa, äkki teeme intro ära ja siis sukeldumegi Hamiltoni. Tere, minu nimi on Ivo Krustok. Tere, mina olen Jim Mashilevi. Tere, mina olen Anniki Lamp. Ja te kuulete saadet. Kas mina pean ütlema? Annik ei tea, kus saatest on. ei, ma juba enne aga ma ei saanud aru, et minu kord on. Me anname selle au sulle. Ma juba enne ütlesin popkulturistid, ma loodan, et see on endiselt, sest muidu on algus ka kõik valesti. Mis see saate nimi on, võib muutuda ajas, see on selline dünaamiline ja liikuv. Te kõik tõesti kuulete popkulturiste, kas see on siis soovil või aknast möödudes, see kuidagi oleneb siis sellest teie praegusest tujust hetkest ja mindsetist ja ma mõtlen, see on nii raske mõtestada praegu isegi läbi seda, kuidas me räägiksime Hamiltonist, sest mul on natukene nagu selline soov, et minna põhimõtteliselt nagu stseeni kaupa läbi kogu etendus minuti haaval analüüsida, aga selleks meil pole täna aega. nii et ma kõigepealt võib-olla küsiksin sinult, Annik, et miks see muusikal sind nii väga kõnetas, et sa siin veel aastaid pärast seda, kui sa seda esimest korda näinud oled valmis sellest rääkima ja oled vahepeal seda veel korduvalt vaatamas käinud. Ja siis ma tahaks teada Jimilt, miks see talle üldse ei meeldinud ja miks ta selle pooleli jättis. Ma niimoodi judging kohe juba vaikselt. Ma arvan, et see on spetsiaalselt mulle kirjutatud muusikal selles mõttes, et ta on temaatiliselt selline, mis mind kõnetab, et mind huvitab ajalugu, mind huvitab ka mis ei ole väga levinud riigivalitsemine kui selline. Ta on muusikaliselt väga tugev, mis on üks, mida sa eeldad ka muusikali puhul, aga ta on ka tekstiliselt erakordselt tugev ja see on midagi, mis minule väga mõjub, et nutikad tekstid, mitmekihilised tekstid, on minu jaoks nagu Balderian kassil, eks ole, et siis ma pean seda nuusutama. Et on see, mitte, et ma muidu ei vaataks muusikale või üldse ei huvituks neist, huvitan küll, aga mul ei ole ühegi teise muusikaliga isegi ligilähedast sidet sellega võrreldes, mis mul on Hamiltoniga. Ja ka see žanride segamine, mida Lin-Manuel Miranda, kes on selle kirjutanud, mida ta teeb, eks selline kõrge ja madala nii-öelda segamine muusikamaailmas, et see kõik minu peal toimib nagu ülihästi. Et ma kuulsin vist esimene lugu, mida ma kuulsin, oli King George'i lugu ja siis sealt edasi ma hakkasin kuulama ja ma siiamaani mäletan, käisin 1 augusti, mis siis pidi olema äkki 2018. aasta Brüsselis suvel ringi, klapid peas, kuulasin kogu aeg Hamiltoni ja siis olime seal araablaste puu- ja juurviljapoes kuskil seal viinamarju valimas, kui George Washington oli hädas, et ei olnud tal ei raha ega mehi ega abi ja nutsin seal, eks ole, ahastavalt, sellepärast, et olemata kordagi näinud muusikali puhtalt see tekstiline ja muusikaline geniaalsus ikkagi mõjutas mind nii tugevasti. Ühesõnaga, et ma olen olnud algusest peale suur fänn, 2 korda seda vaatamas käinud ja ütleme, jõudnud sellise muret tekitava tasemini, kus ma ükskord istusin vannis ja siis kujutasin ette, et ma olen Eesti president ja ma lähen USA-sse riigivisiidile. Ja siis ma löön nad kõik pahviks sellega, et ma esitan sealt mõned numbrid Hamiltonist ja pärast seda annan intervjuu, kus ma räägin oma mõtetest Hamiltoni teemal ja siis ma esitasin kogu selle intervjuu oma peas istudes vannis. Mis võib-olla on juba selline patoloogiline fännluse tase, aga annab teile võib-olla enne, kui me siseneme ülejäänud saatesse sellise arusaamise sellest, et millega on tegu, eks.
ma arvan, et see põhimõtteliselt presidendi visiidil muusikali täies mahus esitamine on juba selline isegi Lennart Mere sellist loomingulist lähenemist diplomaatiale ületav tegu. Obama oli väga muljetavaldatud, ma võin sulle kinnitada. Sa kujutasid tol hetkel ette, et sel hetkel, kui sina president oled, on ka Obama? Minu peas on Obama endiselt president, eriti pärast seda valimist. Ma ütlen, et minu reaktsioon Ameerika valimistulemustele ongi kuulata Hamiltoni ja teeselda, et Obama on endiselt ametis. Okei. Ja Jim, sina ma saan aru, ei kuulanud King George'i laulu, ei käinud klappidega aastal 2018 mööda linna ringi ja ei nutnud suurepärase kunstiteose üle? Jällegi ma judge'in ilmselgelt juba. Ei, üldsegi mitte. Ma pean alustuseks ütlema, et Anniki, sinu Hamiltoni lugu oli fantastiline kuulata praegu. See väga raske on nüüd siia otsa midagi võime saate lõpetada põhimõtteliselt või huvitavat rääkida, sest et minu suhe Hamiltoniga on tõesti nagu väga igav tegelikult lühidalt kokkuvõttes. Minuga lihtsalt juhtus selline lugu, et ma sattusin Londonisse vaatama Trey Parkeri ja Matt Stone'i ehk siis South Parki autorite mormooni muusikali nimega The Book of Mormon. 10 aastat tagasi ma pakun umbes ja see muutis mu jaoks võimatuks võtta ühtegi teist muusikali enam tõsiselt, sest et see oli niivõrd suur elamus ühest küljest, aga teisest küljest, sest et ta on ka nagu tõsises mõttes muusikaliselt ja tekstiliselt täiesti kõrgtasemel. Aga selle kõige juures see muusikal ka parodeerib muusikali žanrit kui sellist ja ta nagu natukene astub vastu üldse kogu sellisele muusikali traditsioonile ja see mõjus mulle niimoodi, et ma enam ei saanud võtta tõsiselt teisi muusikale. Ma olin näinud selle viimase muusikali ära ja mul oli tunne, et ma nüüd peaksin kutsuma need mehed mustas enda juurde, kes lasevad mulle välku silma, et ma unustaks ära, et ma Book of Mormonit nägin ja siis ma saan jälle nagu puhtalt lehelt minna ja võtta tõsiselt teisi muusikale. Ma kasvasin üles ühe muusikali fänni tiival. Mu vanaema armastas vaadata iga natukese aja tagant uuesti üle muusikali nimega Helisev muusika, mida võib-olla te mõlemad olete ka näinud. No, see on nüüd juba, ma ei tea, võib-olla rohkem kui pool sajandit vana muusikal. Ma nägin seda siis, eks ole, filmi kujul nagu vist suurem osa inimesi maailmas. Ja sealsed laulud ja need erinevad stseenid sellest muusikalist on selline kindel osa minu lapsepõlve mälestuste sellisest tuumast. Nii et ma mingis mõttes sain sellise muusikali austuse tegelikult kodust kaasa ja kui hiljem juba linnahallis hakati mängima erinevaid muusikale, kui Georg Malviuse lavastaja silma järgi seal pandi lavale siis erinevaid lugusid nagu Mis Saigon ja mis seal kõik, mis sealt kõik läbi käisid. Et siis ka mina sattusin jällegi oma perega sinna aeg-ajalt vaatama neid lugusid ja selles mõttes ma olen nagu ikkagi olnud, et muusikalid on olnud osa minu sellisest nagu kultuurilisest, kuidas öelda, lastetoast. Aga selleks hetkeks aastal siis 2020 või 2021, kui ma Hamiltoni teie survel hakkasin vaatama Disney Plussist, ma elasin siis Inglismaal, siis oligi kuidagi nii, et mulle tundus, et Hamilton on ikkagi vaatamata sellele, et on kõike muud kui traditsiooniline, tundus ta mulle nagu liiga traditsiooniline, sest et ta ei olnud kaugeltki mitte nii transgressiivne, kui oli olnud The Book of Mormon minu jaoks isiklikult.
nii et ma vaatasin vist esimese vaatuse ära ja siis jätsin katki, sest ma lihtsalt ei suutnud motiveerida ennast edasi vaatama. Aga nüüd, mis juhtus, 4 aastat hiljem ma olen... Me survestasime taaskord. Terror te survestasite mind veel ja ilmselt mu mälu on kehvemaks läinud, nii et see Book of Mormon enam ei valitse minu maitse-eelistuste üle nii tugevalt. Ja kui ma siin Haapsalu vaikuses hakkasin nüüd eile õhtul vaatama uuesti Hamiltoni oma pisikeselt sülearvuti ekraanilt, olin ma järsku esimesest taktist peale täiesti võlutud ja rabatud. Ma nägin subtiitreid hästi, võib-olla see oli ka üks probleem, et Inglismaal telekas oli minust kaugel ja ma võib-olla ei näinud subtiitreid nii hästi. Kas sa oled kaalunud prille? Ma olen kaalunud, aga ma ikkagi ei usu, et prillid on mingi tervislik asi. Ma ei tea, ma arvan, et sellega üritatakse meid ka kuidagi kontrollida ikkagi see... Tuleb lihtsalt rohkem valku süüa. Jah, tuleb süüa rohkem valku ja mitte allutada ennast suurele prillitööstusele. Nii et kui sul on tulevasele Ameerika siis tõenäolisele terviseministrile Robert Kennedyle veel soovitusi, mida ära keelustada, lisaks floorile joogivees, siis üks sellest võiks olla prillid. Prillid jah, et pigem ma laseks endale sihukese ussikese aiu panna, kes mu seda nägemiskeskust kuidagi stimuleerib, nii et ma hakkan paremini nägema. Ussid ajus on minu arust nagu palju, see tundub naturaalsem viis elada, kui et toppida endale igasuguseid ravimeid sisse või panna mingeid klaase endale silmad, et ma kuidagi... See võiks Kennedyt kõnetada küll. Aga kui ma võin vahele torgata ühe asja lihtsalt kiirelt, kuna sa mainisid seda, see on see subtiitrite asi, et kui meid kuulavad juhuslikult sellised barbarid, kes ei ole veel Hamiltoni näinud, siis üks asi, mida ma tõesti siiralt palun ja soovitan, on see, et vaadata koos subtiitritega, sest et vastasel juhul läheb kohutavalt palju kaduma, et ma alati mõtlen nende inimeste peale, kes vaatavad seda esimest korda nii-öelda teatris ilma subtiitriteta, et see on nii tihe tekstiliselt see etendus ja ta on ka muus mõttes nii tihe, et ma pean enda inglise keelt üsna heaks, aga Hamiltonile jääb see ikkagi alla. Ühesõnaga, absoluutselt kirjutan alla sellele soovitusele, subtiitrid on väga abiks, kuna teksti tuleb sealt ka niivõrd tihedalt, et lihtsalt aju vahepeal, asi ei ole ainult selles, et aju ei jõua järgi või mõte ei püsi kannul, vaid vahel on ka need riimid ja sellised, kuidas öelda, nagu see teksti rütm on vahepeal niivõrd üllatav ja geniaalne, et võib juhtuda ka see, et sa lihtsalt imestusega jääd mõtlema selle vau momendi peale ja siis järsku võid märgata, et möödunud on 3 sekundit ja tegelikult sa oled ilma jäänud nüüd sellest järgmisest teksti tärinast, sellest automaadi valangust või ilma jäänud sellest momendist, kust siis see järgmine salm võib-olla käima lükati. Aga ühesõnaga, Ivo, sa ei saa mind enam judge'ida tegelikult, sest et ma olen teiega samas paadis nüüdseks juba, ma ütleks, et ma olen seal paadis olnud oma 3 tundi juba. Aga nii mõnus paat, on ju? Aga see on väga, väga hea paat. Ma arvan, et ma hea meelega vaataks Hamiltoni nüüd ka laivis, kui mul vähegi selleks võimalus avaneb elus. Ja see on ka tõesti selline muusikal, mida ma isegi vaataksin ekraanilt uuesti, nii et minus on tärganud Hamiltoni fänn ja ma tegelikult ei saagi täna olla see vastaspool, nii et see vestlus tuleb kaunis igav, ma kardan, sest et me oleme kõik lihtsalt räägime, kui äge on Hamilton ja ühtegi kriitikanooti ei tule. Võib-olla ma võin punnitada endast välja mõned kriitikanoodid, sest et ega mulle see mina olen spektrumi nii ühes otsas, et see on ikkagi nagu vastasseis. Ma olen tõesti mingis ebamõistlikus kohas. Pluss minu selline sisemine vastasseis on natukene sellest, et ma olen vaadanud seda Disney versiooni või siis originaalcastiga versiooni nüüd nii palju ja ma kohutavalt armastan kui nüüd korra astuda samm tagasi, eks ole, et see on muusikal, mille on kirjutanud Lin-Manuel Miranda, kes on ise muusikaline tekstiline geenius. Aga lisaks sellele on tal geniaalne režissöör või lavastaja, tal on geniaalne koreograaf, tal on geniaalne muusikadirektor seal ja täiesti geniaalsed näitlejad.
et kuna mul on, eks ole, see ja ta mängib ka ise mängib peaosa. Hamiltoni. Et ja see on võib-olla üks koht, kus me saame olla natuke kriitilised, sinna võime tagasi tulla. Aga et kuna mul on see Disney versioon täiesti peas ja ma keeldun, eks ole, nägemas seal ühtegi nõrkust, siis laivis vaatamine minu jaoks on juba natuke nagu katsumus, sellepärast, et nad teevad ju asju valesti. Ja ütleme, kuna originaalne cast on tõesti erakordne, et teha seda, mida David Deeks teeb Guns N' Gypsies, eks ole, või mida Renee Ellis Goldsberry teeb Satisfied laulus, eks ole, see muusikaline võimekus, see räppimisvõimekus, eks ole, et selliseid artiste ei leia lihtsalt iga nurga pealt. Et see, mis seda kaalub natuke üles, olles nüüd 2 korda laivis näinud, on see, et see emotsionaalne mõju on muidugi laivis suurem, et ma hakkan nutma esimese vaatuse lõpus enam-vähem kuskil siis, kui John Lawrence ära sureb, sellest hetkest ma nutan põhimõtteliselt lõpuni välja, eks ole. Et aga et leiab mingeid asju, korra mainisime, et siis autor ise mängib Hamiltoni, tema on ainus, kes võib-olla vokaalselt võimekuselt ei ole päris teistega samal tasemel. Et kõik need ülejäänud Broadway näitlejad on lihtsalt erakordselt sobivad ja oma hääletüübilt sobivad nii hästi. Lin-Manuel päris kõiges ei saa olla geenius, eks ole, et ta on paljudes asjades geenius, aga ta ei ole maailma kõige parem laulja, et tema eelis on see, et ta tunneb Hamiltoni kõige paremini, et keegi seda karakterit nii hästi ei tunne, et sellel on selgelt oma väärtus, aga kui ma olen seda näinud, eks ole, nüüd teiste esituses, siis puht vokaalselt muidugi suudavad teised neid laule paremini laulda kui Lin-Manuel ise. Seda on väga põnev kuulda, sest et see on jah, väga selge, juba, ma ei tea, esimesest stseenist peale või esimesest loost, et kõik teised on temast paremad seal vokaalselt või võimekamad, ütleme nii. Ja samas väga lahe on ka see, kuidas kontseptuaalselt see ikkagi sobib jällegi väga hästi selle looga kokku, sest et üks refräänidest, mis sellest muusikalist läbi käib, on see, kuidas siis Burr aeg-ajalt jälle avaldab imestust selle üle, et kuidas ei kusagil sündinud Orvust tänavapoiss põhimõtteliselt on jõudnud nii kaugele, et ta nüüd mõjutab juba seda ja kolmandat siin Ameerika käekäigu ja saatuse juures, nii et jällegi arvestades, kuidas Hamiltoni tegelaskuju ongi selline outsider või selline tulnukas, kes just nagu poleks üldse pidanudki jõudma sinna, kuhu ta lõpuks jõudis või kellel puudusid tegelikult just nagu sellised ma ei tea, kuidas öelda, nagu, et talle ei tulnud sünniga kaasa mingit staatust või mingisugust sellist hüppelauda, mis oleks just nagu võinud ette ennustada, et temast võiks keegi üldse saada, kellest miski siin maailmas sõltub. Ja ometi ta jõudis nii kaugele ja kaugemale kui inimesed, kes võib-olla alustasid palju privilegeeritumatest tingimustest. Nii et ühesõnaga mina suutsin seda enda jaoks kuidagi niimoodi ära põhjendada ja see läbi ma hakkasin väga nautima ka Lin-Manuel Miranda sellist vokaalset karakterit või kuidas öelda, nagu tema, jah, seda, kuidas ta vokalistina selles muusikalis esineb. Kuna ma olen loomulikult mitte ainult vaadanud internetis ära kõik Hamiltoni reaktsioonid, mis seal on, vaid ka kõik intervjuud, mida keegi kunagi on Hamiltoni kohta andnud, siis ühes intervjuus Lin-Manuel ise ütles, kui vist oli oma lavastajaga rääkinud, siis ta ütles, et Thomas Cale, kes on Hamiltoni lavastaja väga kontseptuaalselt selle erakordselt läbi mõtestanud, kõik ta ütles talle, Thomas, I will get us where we need to be. Ja see mulle väga meeldis, et sul ei ole alati selleks vaja, sa võid jõuda samasse kohta erinevaid teid pidi. Ja ta tõesti viibki meid sinna kohal hoolimata sellest, et ta ei ole võib-olla samasuguse imelise häälega nagu Leslie Odom Jr., kes mängib Burry, eks ole, kelle vokaalne register ja kontroll häälel lihtsalt on, eks ole, jätab sul suu ammuli, aga
aga Hamilton, noh, nagu sa Jim ütlesid, et aga ta peabki olema kontrastiks Burry'le ja selles mõttes see kõik kokku toimib ja toimib väga kenasti. Panen selles suhtes oma kaardid ka lauale, et kuidas mina Hamiltonini jõudsin, sest natukene sarnaselt nagu sina, Jim, pikka aega mul on muusikalidega olnud selline naljakas suhe, kus ma olen tahtnud justkui nagu öelda, et mulle muusikalid ei meeldi, sest see on nagu lahedam, kui öelda, et ma olen suur muusikalide fänn. Ja siis teistpidi mina kasvasin ka lapsest peale üles ühe muusikaliga, aga minu puhul oli see Jesus Christ Superstar, mis mu isale kohutavalt meeldis, mida ma siis olen nii telelavastusena, ma ei tea, 20 korda ilmselt oma elus näinud ja kuulanud ka siis plaadi pealt seda nii-öelda original cast recordingut, mis on ka uskumatult hea. Ja täpselt samamoodi mingi hetk siis armusin ära South Parki loojate Book of Mormonisse, mis õnneks minu jaoks ei rikkunud ära muusikale, küll aga ma pidasin seda erakordselt ägedaks ja lahedaks viisiks, kuidas seda žanrit kasutada täiesti siukstel ootamatul viisil või nagu kuidagi tõesti ka nagu natukene enda paroodiana. Aga Hamilton oli selles suhtes minu jaoks nagu hästi naljakas, et põhimõtteliselt ma nagu erinevaid Ameerika podcast'e kuulates hakkasin nagu kuulma iga natuke see, kuidas keegi ütles, et me käisime Hamiltoni vaatamas, kas oled juba näinud ja see oli mingi nagu teatud mõttes fenomen, seal kõik olid nagu täiesti vaimustuses sellest. Ta oli ka väga mitmes mõttes Ameerika ühiskonda raputav, et esiteks sa teed muusikali, kuhu sa integreerid väga tihedalt hip-hopi elemente ja räppimist, siis sa võtad nii-öelda need riigiisad, need founding fathers ja paned nende rollidesse mustanahalised inimesed ja ütleme, seod sinna kokku nii mitu erinevat taset, et sa nagu selle kõigega katad ära nagu terve hulga mitte ainult Ameerika loomisel olevaid selliseid nagu küsimusi, probleeme, ideoloogiaid, mõtteid, soove, aga ka kõike seda, mis tol hetkel ehk siis seal umbes Obama teise presidendi aja lõpul vist umbes oli see aeg, olid ka Ameerikas nii-öelda teemaks ja arutelu all ja kogu nii-öelda jutt sellest, et mida teha immigrantidega ja mis taaskord, eks ole, on ega pole ära kadunud Ameerika avalikust diskursust kuhugi. Et see kõik oli nagu siuke huvitav ja siis ma võtsin samamoodi nagu sina, Annik, ette selle Spotify albumi ja hakkasin algusest peale kuulama ja täpselt samamoodi enam ei suutnud nagu kinni panna, et need lood olid juba ilma selle visuaalse pooleta, ilma selle etenduseta nii ääretult kuidagi paeluvad ja tõesti need sõnumid ja need sõnad ja kõik see oli nii kihvt, et ma lihtsalt nagu otsisin seda võimalust, et rohkem tarbida, samamoodi vaatasin YouTube'ist läbi kõik videod ja ma tõesti, kui te ei ole näinud Hamiltoni, neid nii-öelda esimesi variante on mitu, võib võtta selle loo, mis on tegelikult päris ägedalt selle nagu Disneyl oleva telelavast, see ei ole telelavast, aga salvestus siis show'st versioonina ka YouTube'is üleval, kus siis nagu tutvustatakse seal alguses nii-öelda siis Hamiltoni ja tema taustalugu, et võib alustada sellest, aga ma ise soovitaks tegelikult võtta kuningas George III laulu, kus lihtsalt see esitus, nagu see kuidas ma praegu jään vastuse võlgu isegi, kes see näitleja oli, sest minu meelest Jonathan Groff. Groff, tõesti, jah, sest see ka vahetus seal päris mitu korda selle original cast'i juures, et see, kuidas ta mängib seda kuningat, kellel oli ka, ütleme, ajalooliselt teatakse, et tal olid erinevad sellised vaimse tervise probleemid ja ta mängib seda tegelast nii ääretult lõbusalt ja ägedalt ja lahedalt ja kuidas ta laulab siis nii-öelda justkui Ameerikale armastuslaulu, et ma näen, et sa tahad minu juurest ära minna, küll sa tuled tagasi ja kullake, ma lihtsalt, et sa mäletaksid, kuidas ma sind armastan, ma saadan sulle nüüd terve trobikonna sõdurid laevadega sinu juurde, et lihtsalt meelde tuletada, et Inglismaa on siin. Et see viis, kuidas ta seda kõike teeb, on nii ääretult kihvt, et see võiks olla selline hea aken selle Hamiltoni sisse. Ja see juhtus minul olema ka esimene laul ja see on selles mõttes huvitav sisenemispunkt, et ta on ilmselt üks kõige meeldejäävama meloodiaga, aga
täpselt, kui ma esimest korda seda kuulsin, ma ei teadnud, et see on Hamiltoni laul ja ma arvasingi, et see on mingi psühhopaadist eksi nii-öelda armastuslaul siis oma kunagisele armsamale. Ja see tundus natuke imelik ja siis ma hakkasin uurima, et millega tegu, aga see lihtsalt illustreerib seda, kuidas Hamiltonis on igal lool mitu kihti ja seda, ma arvan, miks sellised minusugused ja kõik need teised, kes neid reaktsioonivideosid seal endiselt vaatavad, eks ole, aastaid hiljem, on see it rewards, eks ole, mitmekordset vaatamist, et sa saad sealt iga kord, ma siiamaani avastan asju inimeste reaktsioonidest või intervjuudest, mida ma pole tähele pannud ja ma olen nii palju seda näinud, et sul on see musikaalne sümbolism, eks ole, näiteks selles George'i laulus, kui üldiselt kõik revolutsionäärid, eks ole, meil räpivad ja on sellises, esinevad hip-hop stiilis, siis kuningas George on Beatlesite, eks ole, siis British Invasion stiilis, kui meil tuleb Jefferson, kes ei ole küll britt, aga on natuke konservatiivsem, siis tema saabub rock'n'rolli ja džässiga. Et sul on iga loo põhjal, eks ole, et sul on see muusikaline sümbolism, siis sul on see tekstiline sümbolism, viited ajaloole, eks ole, asjad, siis on sul viited muusika ajaloole või näiteks räpi ajaloole. Ma arvan, osa asju, millest ma absoluutselt aru ei saa, on see minu enda haridus hip-hopi vallas on liiga nõrk, et kõiki neid, eks ole, nagu 10 dual commandments on 10 crack commandments, eks ole, et ma mingi kõige ilmselgemad viited nendest saan aru, eks ole, aga et seal on nii palju, seal on Busta Rhymesi, Rakim, mida iganes, eks ole, need inimesed, kes tegelikult tunnevad hip-hopi, nemad saavad sealt mingi oma laksu või kui räägivad need tõelised konservatiivid brittide poolt, et siis on peaaegu seal on klavessiini muusika, eks ole, mis jälle muusika kaudu näitab, et tegemist on tagurlike inimestega. Millegi vanaga. Et seda ja teksti sa võid kuulata või mingid, mis ma eile kuulasin, Lin-Manueli enda intervjuud, kus ta rääkis sellest, et üks paljude lemmikuid David Dix, kes mängib Lafayette'i alguses, kui ta ilmub lavale, tal on tugev prantsuse aktsent, eks ole, ta teeb kõnes vigu ja siis kuidas tema enda see areng jõuab sinna, et selleks ajaks, kui ta esitab laulu Guns and Chips, on ta kõikidest kiirem ja kõikidest parem, eks ole. Mille peale ma polnud kunagi tulnud ise, olles 700 miljonit korda vaadanud seda, et seal on seda asju, et inimestele, kellele meeldib analüüsida, kellele meeldib leida, et seal on nii palju seda materjali, et see on nii uskumatu, kui palju on sinna pandud. Lin-Manueli enda ütleme, see tema geeniuse tüüp tundub ka olevat selline, et tal on lihtsalt nii palju neid mõjutusi, nii palju ideid, et see rikkus on kõik seal, pluss, eks ole, on tal neid, või kui sa vaatad koreograafiat, eks ole, see kogu see sümbolism, selle tulistamise ja padruniga, eks ole, kõik, et sul ongi palju kordi vaja vaadata, sest et muidu sa ei näe kõiki neid asju ära ja on kahju, et sul läheb nii palju kaduma. Ma natukene süübiks sisusse just sellest vaatest, et miks ta mulle lisaks sellele vormile nii palju muljet avaldas ja miks ta endiselt on, et ma üritasin kuulata seda kõike läbi, isegi vaadata, selleni ma ei jõudnudki, sest ma hakkasin tajuma, et mul on praegu seda isegi Ameerikas hetkel toimuvate sündmuste valguses natuke raske teha, sest nagu sinagi, ma olen korduvalt tänaval nutma hakanud Hamiltoni muusikali kuulates, sest seal on mingid asjad, mis lihtsalt vajutavad nii õigetele nuppudele või nii kuidagi õigetele asjadele, et ma nüüd kõlan natukene ennast täis inimesena siin juures ja ma vabandan selle osas ette, aga kui sa tahad endast ette kujutada, et sa oled selline suur mässumeelne tüüp, kes tuleb ja teeb ja tahab oma elus mingeid suuri asju ära teha ja kuidagi riiki luua ja teha ja parendada ja maailma päästa või mis iganes suuri grandioosseid mõtteid sa võid enda kohta, ma nüüd räägin kolmandas isikus kellestki muust kui endast, et mida sa võid enda kohta ette kujutada, et siis see nii-öelda peategelase lugu väga konkreetselt ja otseselt mõjutab sind ja
ja see nagu ülesehitus sellisest nii-öelda nagu geniaalsest inimesest, kes tegelikult lihtsalt tahab nii palju ära teha, tal on nii palju soovi ja tahet ennast tõestada ja näidata ja teha, tal kunagi ei ole piisavalt aega ja ta kunagi ei taha ühtegi võimalust käest lasta ja ta lihtsalt tahab ja minna ja teha, et see on kuidagi nagu minu puhul vajutas lihtsalt nii õigetele nuppudele, et nagu olla kuidagi väga üks-ühele mõjutav ja see nii-öelda selline konstantne nagu konstantne vastandamine siis Aaron Burr, kes on siis teine nii-öelda ääretult oluline inimene Ameerika ajaloos ja teatud mõttes siis nii-öelda selles nagu loos tema vastandiks loodud, et see, kuidas Hamiltonil on kogu aeg, seal on see läbiv motiiv, et ma ei anna käest oma võimalust, et seal käib ka selline nii-öelda läbiv motiiv selle kohta, kuidas on see võimalik, et ta lihtsalt nii palju kirjutab, kuidas ta leiab selle jõu ja aja, et ta teeb nii palju ja Hamiltonil on endal pidev selline nagu piin sees, et ta ei tohi lasta käest oma võimalust, usub, et ta sureb noorelt, ta kaotab väga palju aega sellega, vähemalt enda meelest oma elust, et ta peab saavutama kiirelt, ruttu, kohe palju ja samas sul on siis Aaron Burr seal teisel pool, kes ütleb, et ootame, võtame rahulikult, on vaja aega, on vaja õiget hetke. Kuidas asjad kujunevad. Ja, et seal nagu, siin on nii palju selliseid tsitaate, mis mul nagu natukene kuklas karvad püsti tõstavad, mille üks selliseid põhilisi on see, et kui Aaron Burr ja Alexander Hamilton esimest korda kohtuvad, et siis nagu Hamilton läheb ta juurde, tahab ta ka kohe nagu, et lähme teeme nüüd midagi ära ja Aaron Burr vastab talle, et tead, et ära nii palju nagu seleta, ära räägi nii palju, naerata rohkem, et ära anna inimestele teada liiga palju selle kohta, mida sa toetad või mille vastu sa oled. Ja selle peale nagu Hamiltoni reaktsioon on see, et if you stand for nothing, what will you fall for? Et kui sa mitte millegi eest ei seisa, mille eest sa siis oled valmis surema? Ja jällegi need sõnumid, see nagu selline nagu ideoloogia läbi selle, et nagu on siuke tegelane, kellel on meeletu tahe lihtsalt nagu asju kuidagi nagu saavutada ja teha, et see kohutavalt kõnetab mulle, see ilmselt nagu on väga nagu otsene tõlgendus sellele, milline egoist ma olen, et ma nagu kujutan ette, et ma tahan nagu ennast vaadata kui mingi kohutav maailmapäästja või parandaja või saavutaja, aga ütleme lõpptulemusena, eks ta tõenäoliselt nendel põhjustel mind ka nagu nii palju kõnetab ja sealt ma nii palju seda nagu stiimulit saan. Eks ta kõnetab, ma arvan, erinevaid inimesi erinevatel põhjustel, et kui ma vaatan näiteks inimesi, kes on mustanahalised Ameerikas, kui nemad reageerivad, et nende jaoks lihtsalt juba see, esiteks see, et räpitakse muusikalis muidugi, nende jaoks on, mu lemmikreaktsioonid on sellised hardcore räpparid, kes on muusikal ha-ha-ha-ha-ha ja kes on, eks ole, 3. loo ajaks on, eks ole, on kolinud eraldi korterisse, et rahulikult Hamiltoni vaadata. Aga seal on orjapidamise teemad näiteks, kuidas need on sisse toodud, mida need inimesed tihtipeale pole sellises kontekstis mitte kunagi näinud, et üks mu lemmikvõtteid kogu selles muusikalis on siis see, kuidas valitsuse koosolekud on tehtud siis räpi lahingu võtmes, mis on iseenesest geniaalne lahendus, see on geniaalne tekstiliselt, eks ole, et inimene, kes suudab mõiste regressively competitive panna muusikali teksti nii, et see mõjub loomulikult ja lahedalt, see on ikkagi täiesti omaette tase, aga seal on need Ameerika ajaloo suured diskussioonid põhja-lõuna vahel, eks ole, see, et lõuna oli orjandusele üles ehitatud, et nad olid rikkad, aga miks nad olid rikkad? Nad olid rikkad sellepärast, et you don't pay for labor. Ja sellised teemad, eks ole, sellises kontekstis mingite inimeste jaoks see on täielik, see räägib nendega nii sügaval tasandil, see on täiesti mõistetav, aga minu ja natuke sarnaselt Ivoga võib-olla see, et kui sa ise töötad ametnikuna, oled olnud poliitika tegemise juures, et esiteks see, et näidata seda sellises lahedas vormis ja see ei tähenda tingimata seda, ega Hamilton ei ole mingi kangelane. Võib-olla esimeses vaatuses enam-vähem, teine pool, et okei, see on show Ameerika ajaloost, aga see on ka show sellest, kuidas üks mees oma elu persse keerab sellega, et ta on niivõrd ambitsioonikas ja iga hinna eest, eks ole, kõike seda tegev. Aga et näidata
selliseid teemasid läbi sellise vormi, mis teeb inimestele kuidagi huvitavaks. Noh, see minu seda kuivetunud ametniku südant rõõmustab nii väga. Ja et mitte ainult, ja kui sa rääkisid nendest lausetest, mis jäävad kõlama või mingid, see on näiteks, et winning is easy, governing is harder, mis, kui sa oled jälle ise neid asju teinud, seda sõnastada sellises, löövas, aga samas sügavas vormis, eks ole, või kui sa oled feminist nagu mina, eks ole, kui sa näed alguses Schuyler Sisterit, kui nad räägivad sellest, et Thomas Jefferson on just kirjutanud iseseisvusdeklaratsiooni, et all men are created equal, et edaspidi proovime naised ka kuidagi sinna nagu lisada edaspidi, et igale ühele midagi, kui ma vaatan neid, kes on tugeva muusikalise taustaga, kui nad vaatavad seda, eks ole, mida nemad sealt leiavad, motiivide sissetoomist, eks ole, ma ei tea, kui on esimese vaatuse lõpp, siis on seal lugu, kus ma arvan, on umbes 8 või 9 varasema laulu motiivid tuuakse üheskoos sisse, eks ole, mida need inimesed, kes oskavad räppida, kes teavad, kuidas seda flow'd korraldada, kuidas need reakesksed riimid toimivad, eks ole, kes istuvad suu lahti, et ma arvan, et tema selle muusikali tugevus on see, et ta suudab paljudele inimestele pakkuda midagi erakordset ja lisaks kogu see kogum kokku on midagi sellist, mida ma arvan, ja Jim, tulles korraks tagasi, ma arvan, Book of Mormon selles mõttes on sarnane, mis on teinud midagi muusikali žanriga sellist, mida tõesti inimesed polnud enne näinud aga Hamilton on ilmselt ja selles mõttes rohkem peavoolu asi, et ta ikkagi suudab, et ta ei ole mingites asjades nii radikaalne ja ta on puht muusikaliselt nii catchy, et isegi need, keda absoluutselt ei huvita mingi Washington ja mingi Burr, mis mõttes, aga King George'i laulu ajal hakkad ikka või helpless, eks ju, et toimib kõigi peal. Ja, absoluutselt. Ja ma pean ka ütlema, et see King George'i lugu oli ilmselt see üks lugu, mis mulle ka pärast Hamiltoni pooleli jätmist jäi meelde, nii et kui ma 3 aastat hiljem uuesti nüüd proovisin vaadata, siis see oli see lugu, mille algust ma nagu ootasin, et millal see tuleb ja siis, kui see tuli, siis ma vaatasin elevuse ja rõõmuga ja kuulasin elevuse ja rõõmuga. Geniaalne, tõepoolest, täiesti geniaalne. Ja ma polnud kuulnud nendest žanrilistest metatasanditest, mida sa natuke tutvustasid, Anniki, et kuidas George kui Briti impeeriumi türann, et tema just nimelt pidigi tulema lavale mitte räpiga, vaid hoopis sellise Beatliteliku või Elton Johniliku aga kogenud Hamiltoni vaatajana ma võin ka öelda, et kuna need lood on nii head ja tugevad ja neid on nii palju erinevaid, et mina alustasin samamoodi, minu esimene lemmik oli King George'i lugu, aga siis see on, kuna ta on suhteliselt lihtne lugu, et siis ühel hetkel saavad su lemmikuteks need, mis on natuke keerukamad, kuna siis sa õpid juba selle viisi ära ja sa saad aru nendest mitmekihilistust, nii et sa käid lõpuks enam-vähem kõik need lood läbi ja see on väga huvitav, et jälle pikaajalise Hamiltoni reaktsioonide vaatajana, et peaaegu kõik lood on kellegi lemmikud. On üksikuid, mis on võib-olla, mis on rohkem olulised nagu loo edasiviimise seisukohast ja võib-olla natukene vähem muusikaliselt tugevad. Aga ma ütlen, minu jaoks on nii üldiselt, et esimene pool on tugevam muusikaliselt ja teine pool on tugevam dramaatilises mõttes. Aga peaaegu igal lool on fänne, et see on hästi, hästi huvitav ja mul oli endal, minu üks lemmikuid on selline alahinnatud juveel, mis on Farmer Refuted, kus siis Sam Seabury sellises väga traditsioon, mis on põhimõtteliselt peaaegu et nagu kaanon või mis on minu meelest geniaalne nii muusikaliselt kui ka tekstiliselt jälle, kus siis brittide pooldaja Sam Seabury peab kõnet, millega siis Hamilton suhestub lauldes siis seda vastumeloodiat
pluss kasutades sõnu, mida Seabury kasutab ja pannes need siis teise konteksti. Aga see on võib-olla lugu, mida sa esimesel läbikuulamisel nii palju ei hinda, sest et ta ei ole selline immediate banger nagu Wait for it või King George, eks ole, aga et järgmistel kordadel sa leiad asju, mis sulle meeldivad mingi teise nurga alt või mille avanemiseks läheb natuke kauem aega. Mulle kohutavalt on ka meeldinud Right Hand Man'i puhul see, kuidas on integreeritud nii-öelda sellist räpi rütmilisust ja mingeid elemente, mida sellises jõulisemas räpis kasutatakse palju ja seda on nagu seotud siis kahurimüraga ja see kõik nagu toimib juba hästi, siit tuleb ka seesama lause, mida sa enne ütlesid, et winning is easy, governing is harder, et seal on see nagu Hamilton tuleb George Washingtoniga rääkima või täpsemini George Washington kutsub Hamilton endaga rääkima ja Hamilton on frustreerunud, et ei saa piisavalt sõdida, ta tahaks nagu rohkem ja rohkem teha, aga teda tahetakse panna asju kirjutama ja abistama ja mingit nagu ametniku jura tegema ja George Washington vastab talle selle peale, et dying is easy, living is harder, eks ole, ja kõik need pooled, et seal on nagu hästi palju siukseid, tõesti läbivaid asju, mis tulevad tagasi erinevates kontekstides, sulle pidevalt meenutatakse ja siis ütleme inimesele, kes pole seda kõike vaadanud, ma ei tea, kas ajalugu on üldse võimalik nii-öelda otseselt ära rikkuda, aga muusikali tõenäoliselt on, et seal nagu kogu loo läbivate temaatikate juures ikkagi lõpus tehakse ka väga olulisi nagu selliseid ümberpööramisi, mis on nagu selle loo väga huvitaval ja lahedal viisil tegelikult kokku toovad. Aga see on huvitav, sa mainisid ka vaata, et Hamilton ise ei ole ju tegelikult mingisugune suur kangelane selles loos ja kindlasti mitte ei ole ka Aaron Burr nagu tõsine vaenlane läbivalt selles loos, et siin on hästi palju sellist nii-öelda nii ägedust, rõõmu ja lustlikkust, ütleme siis ühe riigi loomise kohta, aga samas ka lihtsalt puhtalt seda, kui raske on leida neid kompromisse, kui raske on nagu tuua kokku väga palju erinevaid inimesi, kultuure, seda, kuidas mõeldakse, ütleme Ameerika sellises kõige ilmselgemal viisil nii-öelda oli tol hetkel see nii-öelda orjastamise küsimus, et kes võib orjasid pidada, kas üldse see on okei ja mida see tähendab ja kui me täna justkui, kahjuks maailmas endiselt veel eksisteerib ju ka orjandust, et kui me täna justkui võiksime öelda, et me teame ja on ilmselge, et nii valiti, siis tol hetkel need asjad ei olnud üldse nii lihtsad, et mulle kohutavalt meeldib ka see, kuidas seal on selline nii-öelda lustlikkus ehk siis nagu lugudes tuleb välja selline läbiv motiiv, et let's hear it for the four of us, tomorrow there'll be more of us, et selline nii-öelda meie kamp me teeme, meil on nagu sihuke ühine asi, mille ümber tulla ja mida luua, aga samal ajal siis tõesti need nagu meeletult intensiivsed vaidlused, meeletu selline nagu intellektuaalne kaklus, mitte siis ainult nii-öelda kahuritega, vaid siis nii-öelda sule ja paberiga, et mida ja kuidas siis teha, et jõuda siis mingitele tulemusteni ja tegelikkuses väga mitmed nendest aruteludest on siiamaani teatud mõttes aktuaalsed, et täna me ei saa teoreetiliselt me ei saa täna enam rääkida nii palju, eks ole, Lõuna- ja Põhja-Ameerika vahelistest või kuidas siis seda öelda, Lõuna- ja Põhja-osariikide vahelistest erinevustest, aga me saame rääkida pigem sellest, kuidas, eks ole, Ameerika on teiste pooluste läbi lõhki, eks ole, siis linnad ja maapiirkonnad ja nii edasi, et nii-öelda selle suure riigi sellised pinged on endiselt veel üleval. Ega see põhi ja lõuna ei ole ka kuskile kadunud või see ei ole ka kunagi olnud päris nii selge, et kus see põhja ja lõuna piir täpselt läheb ja loomulikult toona, kui me räägime Ameerika loomisest, Ameerika oli oluliselt väiksem. Aga kõik need pinged, mis toona olid, eks nad on täna ka ikkagi Ameerika poliitikas olemas, et tõepoolest võib-olla orjapidamist enam ei ole, aga suhtumine rassi ja teise nahavärviga inimestesse on ilmselgelt endiselt problemaatiline Ameerikas. Ja osariikide ajalugu on väga jõuliselt mõjutatud või osariikide tänane käitumine on jõuliselt mõjutatud sellest, milline on nende ajalugu olnud.
et üks asi, ma arvan, mis on huvitav, kui Hamiltoni vaatab keegi, keda huvitab ka ajalugu ja huvitab sellistele asjadele mõtlemine, siis see, kuidas me ikkagi projitseerime minevikku nagu tänast, et me mõtleme ikka, et okei, Ameerika küll võitles siis ennast vabaks, aga me ikkagi kujutame ette, et Ameerika oli enam-vähem samas kohas, enam-vähem samade põhimõtetega, nagu ta täna on, mis absoluutselt ei vasta tõele, eks ole. Toona oli väike jupikene, eks seal Atlandi ookeani ääres, kus olid Ameerika ühendid, kogu lääs, kogu siis päris lõuna, noh, ei olnud ju mingit Texast veel, mitte midagi sellist, et kõik see ju veel ei olnud Ameerika. Et ja kuidas need asjad, mida me täna võtame, noh, täiesti iseenesest mõistetavad, et Ameerikal ei ole kuningat. Hamiltonil poleks midagi selle vastu olnud, kui Washington oleks kuningaks hakanud. Tema oli selline kapimonarhist, eks ole, no, et see on hästi huvitav vaadata neid ajaloolisi tegelasi, kelle Hamilton on kompleksne mees. Et tema vaadete hulgas on asju, mis on tänase päeva positsioonilt vaadates väga positiivsed, ta oli orjanduse vastu, oli selles mõttes progressiivne, ta oli industrialist, eks ole, ta ei arvanud, et Ameerika saab, nagu Jefferson arvas, et Ameerikas kõik võiksid olla põllumehed ja põllumees on see ideaalne kodanik, kes valgustatult siis valib õige valitsuse, et noh, Hamilton seda kunagi ei uskunud, ta oli selles mõttes nii-öelda moodne mees, aga ta oli samas, eks ole, spekulant, mitte tingimata suur demokraat, protektsionist, et kõik need mitte midagi ei olnud selge, et see, et Washington astub, mis on väga ilusasti, eks ole, seal näidatud, et see, et Washington pärast 2 ametiaega otsustas, et ma enam ei hakka presidendiks, eks ole, see on võib-olla sama oluline hetk USA ajaloos kui kodusõda, eks ole. Et muidu neil võib-olla olekski saanud olema kuningas, et kõik need seal on ka üks lain, et every American whatever creates a precedent. Kõik on uus, iga akt loob seda tegelikkust, mida me täna võtame iseenesest mõistetavana ja seda minu meelest see muusikal ka lahedalt näitab. Ja no seda, et ükski founding father ei ole, eks ole, mingi jumal või läbinisti kangelane. Ma vaatleks teie abiga natukene ka Hamiltoni tähendust praeguses poliitilises kontekstis, noh, me natuke oleme seda juba puudutanud, aga et minna seal natukene detailsemaks ja sügavamale, 2009 kuni 2017 kestis Obama presidendi aeg ja Hamiltoni esietendus oli aastal 2015, nii et selle muusikali kirjutamine ja lavastamine langes täpselt sinna Obama aega, mis oli ju väga lootusrikas aeg, noh, sõltuvalt sellest, kus sa parasjagu seal poliitilisel spektril ise asetusid tol ajal, aga ütleme nii, et paljudel inimestel Ameerikas, kes ei olnud Ameerikat võib-olla päris nii arenemisvõimelisena või progressiivsena varem näinud või olid kuidagi lootuse kaotanud, neil just nagu oli ühtäkki jälle usku ja lootust paremasse tulevikku. Ja Hamilton selle ajastu märgina on ju igati arusaadav asi, et ta ongi mingis mõttes nagu selle ajastu selline vili, ta on mingis mõttes selle lootusrikka perioodi selline ülistuslaul natukene ka või noh, et see optimism, mis sel ajal valitses, see kindlasti ka kuidagi andis Hamiltonile mingi teatud helistiku või mingisuguse tonaalsuse. Ja nüüd me oleme siis aastas 2024, Hamiltoni on lavadel üle maailma käinud inimesed vaatamas nüüd umbes 10 aastat. Loomulikult põhilised Hamiltoni lavad asuvad siis Ameerika Ühendriikides ja Inglismaal. West Endis mängitakse seda ka juba, noh, mitte küll juba 10 aastat, aga nad jõudsid Ameerikast Inglismaale ikka üpris kiiresti, vist umbes 2-3 aastaga jõudis see lugu Saksamaal, West Endi. Aga probleem on tõlge muidugi, et just, ja seda ei ole nii lihtne teha ümber teistesse keeltesse. Vot ja just nimelt, isegi saksa
keelset Hamiltoni on mul tegelikult raske ette kujutada, arvestades juba nende keelte iseloomude erinevusi ja noh, muidu ka demograafiat arvestades Saksamaa ikkagi ei ole nii etniliselt ja kultuuriliselt mitmekesine paik kui Ameerika Ühendriigid. Noh, Saksamaa ei jää ka nagu meeletult palju alla võrreldes võib-olla veel mingite teiste Euroopa riikidega, mis on veel vähem diverse, aga siiski huvitav oleks näha seda Saksamaa versiooni ka, sest mulle tundub, et juba see oleks üsna radikaalselt erinev nii inglise kui USA versioonidest. Ma kujutan, et Anniki, sina oled juba Saksamaa versiooni ka näinud. Eile mõtlesin, et lähen varakult magama, aga tubli 5 tüdrukuna otsustasin, et peab ikkagi podcastiks korralikult valmistuma. Vaatasin ka ära nii palju, kui oli Saksa versioonist näha, vaatasin ära video, kus Lin-Manuel räägib, kuidas nad seda tõlkisid. Selles mõttes Saksa versioon on sama mitmekesine, nii et peaosades kõik peale kuninga on siis mitte sellise helevalge nahatooniga või midagi ilusamat ja huvitavamat. Aga see tõlkeprotsess oli ikkagi, see võttis üle 3 aasta neil. Sest et see ei ole mitte ainult see, et see on keeruline tõlge, kiirus ja nii edasi, vaid ka just need motiivid, et kui inglise keeles nad kasutavad näiteks sõna shot mitmes mõttes, eks ole, joomise, šansi, tulistamise, kõiki nendes mõtetes või satisfied, eks ole, et sul nad tõlkisidki, see oli tiimitöö, üks klassikaline muusikalitõlk ja üks räppar põhimõtteliselt koos tõlkisid, aga see oli ikkagi väga-väga keeruline. Ma vaatasin natuke nii palju, kui oli vabalt saadaval, et oli täiesti okei, aga mulle endale ka tundub, et ikkagi mina vaataks seda pigem inglise keeles, et see on, selles mõttes on huvitav, et kuidas ta kas sellest saab päris rahvusvaheline fenomen just selle tõlke raskuse tõttu. Aga sa tahtsid tegelikult rääkida vist, ma võtsin kohe üles selle saksakeelse versioon, aga sellest, et mida Hamilton tänases maailmas tähendab. Ja aitäh, et sa võtsid üle, sest et ma tõesti ei suutnud oma peas ette kujutada, kuidas see saksakeelne versioon üldse saaks toimida, nii et põnev on kuulda, et sa oled seda asja natukene uurinud ja et seal midagi läks ikkagi ka õigesti just nagu, kuigi sa ütled, et sa eelistad ingliskeelset, ingliskeelseid versioone. Mu enda inglise keel on palju parem kui mu saksa keel, nii et selles mõttes. Ja see on huvitav, et muusikalid ju üldjoontes on üsna, ma ei taha nüüd öelda, et lihtsasti ümber tõlgitavad, mugandatavad, aga see on ikkagi, seda on võimalik teha, kui me vaatame selliseid... kasse on ikka lihtsam tõlkida kui Hamilton. No just, aga vaat, et Hamiltonil on mingisugune midagi selles Hamiltonis on ja see taandub paljuski just nimelt sellele räpiteksti keerukusele, mitte ainult räpposada, vaid üldse kogu selle teksti keerukusele ja see taandub ka sellele näitlejate valiku, ma ei tea, võtmele siis, mida, ma ei kujuta ette, mida saaks Eestis teha, et saaks Hamiltoni. Sa pead mängima kõiki osi kahjuks. Mina peaksin mängima kõiki osi, ma oleksin valmis proovima, aga see ei oleks ikkagi päris see Hamilton. One man show. See ei oleks päris see Hamilton. Mina ja Dave Benton. Ühesõnaga. Mina võin mängida kuningat. Üks valge roll on. Nüüd sellel mõttel on juba jumet. Starting to come together. Ja. Nüüd sellel mõttel on juba jumet. Aga et Ivo, sina ütlesid, et sul oli raske häälestuda enne salvestust kuidagi sellisele lainele, et vaadata Hamiltoni uuesti, sest sa tunned, et kogu see Ameerikast tulev poliitiline foon on võtnud sellise kursi, et sa kuidagi ei suuda, et sinu sees on mingisugune raskus ja mingi segadus, mis ei luba võib-olla Hamiltoni ka enam nii lahedalt nautida, kui ma sust õigesti aru sain. Räägi, mida sa tunned ja mis on muutunud praegu võrreldes selle ajaga, kui sa Hamiltoni enda jaoks avastasid? See on selles suhtes keeruline öelda, sest ega ma ei oskagi täpselt öelda, mida ma selle kõige osas tunnen, sest see on nagu selles suhtes komplekssem, et nagu
ma kipun hästi ilmselgelt nagu ka minu siin varasemast jutust nagu aru saada, ma kipun üle idealiseerima mingisuguseid tegelasi ja mingeid loomislugusid ja ma vaatan ka Eesti poliitilises kontekstis, armastan lugeda Lennart Mere nii-öelda tekste ja kõnesid ja kipun vaatama vähemalt korra aastas sellist toredat filmi nagu Rodeo, mis on hästi lahe dokumentaalfilm Eesti esimesest valitsusest pärast taasiseseisvumist, mida ma väga soovitan kõigil vaadata, et ma kipun mingeid selliseid asju, mingit sellist riigiloomet, mingit nagu püüdlust, ma ei tea, vabaduse ja iseotsustamisvõime ja demokraatia poole nagu üle idealiseerima, aga vaat siin ongi nagu see, et hästi lahe oleks nagu nüüd võtta ja hakata rääkima sellest, kuidas vaadake, kuidas kunagi olid ikka mehed ja et tehti ja ütleme antud kontekstis, kui siis Lin-Manuel Miranda tekstides on see nagu ka tugev feministlik sõnum sees, siis ütleme see Founding Fathers klassikalises retoorikas väga tugevalt ei ole, et siis saabki öelda, et kus siis ikka mehed tegid, on ju, ja nüüd, et mis meil alles jäänud on, eks ole, Donald Trump, Elon Musk ja Robert Kennedy, et mis siin nagu, et millest me siis täna enam üldse räägime, et see ideaal on justkui läinud, aga lõpptulemusena ka see Hamiltoni muusikal näitab seda nii-öelda inimeste väiklust, seda nii-öelda võimuiha ja soovi, mitte nii-öelda anda inimestele siis iseotsustusvõime, vaidki suruda midagi peale, otsustada nende eest ja seal on ka nii-öelda seda negatiivset poolt ja seda inimlikkust, mis sellest kõigest läbi tuleb. Ja tegelikult ei saagi vaadata ka praegust siis nii-öelda Trumpi valimist sellena, et mingi kurjus on justkui nii-öelda maailmas tulnud, vaid lõpptulemusena see on inimeste inimeste häälestuse näit. See näitab seda, kuhu maani on Ameerika Ühendriikides ühiskond jõudnud. See on väga selge sõnum ju selles kontekstis, et teda valiti ja et see retoorika, mida ta kasutab, täna inimesi kõnetab. Ja see teatud mõttes nagu ei ole minu peas enam nagu siis nii-öelda selline, ütleme, et ma ei paneks seda kuidagi vastandama siis selle nii-öelda, et kuidas Ameerika riik ikka loodi ja kuhu me jõudnud oleme, vaid nagu see küsimus on pigem selles, et kuhu me nagu laias laastus üldse liigume, kui meie retoorika muutub järjest rohkem jällegi suletuks, selliseks nii-öelda meie oleme paremad kui teised ja teised on oht meile ja selliseks nii-öelda, ma ei tea, isegi teatud mõttes oma enda ühiskonna, oma enda riigi, oma enda inimeste nagu vastu minemaks, et me otsime vaenlasi nii jubedasti juba, et me otsime neid vaenlasi ka nagu iseenda seast, et see on nagu see, mis mulle kõige selle juures praegu hästi palju nagu tuska teeb, et tahaks nagu justkui võtta sellist idealiseerivat positsiooni, aga seda tegelikult ei ole, vaid lihtsalt maailm on praegu väga raskes kohas mitmes mõttes. Aga eks ta oli toona ka raskes kohas, et ma olen sellega väga nõus, et ei maksa idealiseerida mingeid varasemaid aegu, et kui ka Hamiltoni hoolikalt vaadata või lugeda Ameerika ajalugu, et ega sealt sellest perioodist keegi väga säravalt ei välju. Et võib-olla Hamiltoni muusikas on Washington see, kes nendest poliitikutest on, või John Lawrence võib-olla samamoodi, aga et Washington samamoodi oli orjapidaja, eks ole, kes ka surres keeldus oma orja lõpuks ikkagi vabaks laskmas, sest et muretses liiga palju, mida see võiks tähendada, eks ole, et kogu Ameerika Ühendriikide loomine oli loodud selle vaikiva teadmisega, et me seda orjapidamise asja ei puuduta, eks ole, sest et me teame, et muidu me kokku ei lepigi, eks ole, et see oli samamoodi selle peale, et me olime tulnud ja võtnud siin mingi maa, mis tegelikult meil ei kuulnud ja samamoodi kokkuleppele, et naisi me ikkagi siin asja juurde ei luba, et ega me nii päris hullud nüüd ka ikka ei ole, et iseseisus on tore küll, aga ikkagi džentelmenidele on ju. Et see on kindlasti ohtlik tee, aga ma arvan, et üks asi, mida võib natuke taga igatseda, on see, mis on selliste poliitiliselt murranguliste aegade võlu, et kui oluline
ja kui rafineeritud on poliitiline diskursus sel ajal nagu ühiskonnas, et noh, kõik need Federalist Papers, mida nad kirjutasid, eks ole, kõik asjad trükiti, noh, Ameerikas siis ajalehed, eks ole, igas külakeses oli oma leht, kõik asjad trükiti ära, toimus pidev debatt, eks ole, kõik arutasid neid, mis meenutab natuke seda aega, kui noh, Eesti hakkas iseseisvuma ja kohe pärast seda, et kui need teemad ongi ühiskonnas nagu päriselt arutataksegi, kõiki huvitab, sest et see on nii, no ühelt poolt nii eluliselt oluline, aga no juhtubki põnevaid asju. Et see diskursuse kvaliteet selles mõttes, noh, tänasega võrreldes, et mis meil toimub isegi, noh, toimus kahjuks ka USA presidendi kandidaatide tasemel, eks ole, et noh, ma arvan, et mingites asjades võib sellist mõõdukat nostalgiat lubada ja mõelda, et kuidas jälle sinna saada, et see diskussioon oleks selline päris diskussioon, kuigi jälle ka seal ka ei maksa nagu, noh, Hamilton oli suurepärane selline demagoog, eks ole, aga et ikkagi, et sellised asjad läksid korda ja neid päriselt arutati ka nii-öelda tavaliste inimeste vahel, mitte ainult, eks ole, founding father'ite omavahelistel õhtusöökidel. Ja ma jäin praegu mõtlema, et need tänavuse hooaja Ameerika presidendi kandidaadid, kui nad debateerisid, siis mingil määral oli ka see võib-olla vaadeldav teatava sellise nagu rap battle'ina, kuigi sealt puudus seesama virtuooslikkus ja teravmeelsus võib-olla, mida me oleme harjunud nägema sellises kõrgtaseme rapi battle'is ja mida me nägime ka Hamiltonis, kui seal neid poliitilisi debatte rap battle'i stiilis maha peeti, et siis kas või selle koha pealt, et vastakuti oli kaks mõjuvõimsat isikut, kes siis nagu võitlesid ma ei tea, domineeriva või sükse nagu kõige ägedama, et kes on siin toas kõige ägedam, et võitlus selle positsiooni nimel oli siiski miski, mis tekitas seosega võib-olla rapi battle'iga või noh, et ka rap battle'is võivad olla väga osavad ja geniaalsed riimimeistrid koos, aga ikkagi mingil hetkel keegi viskab sinna riimide vahele ka mingi solvangu, et noh, et sinu ema või mis iganes. Et siis seda taset me nägime ka nendest presidendikandidaadi debattidest. Kahjuks sealt tasemest väga palju kõrgemale ei jõutud ja ilmselt see on see koht küll, kus jah, võib tunda mingisugust nostalgiat või mingisugust igatsust intellektuaalselt ma ei tea, rafineeritumate diskussioonide järele või igatsust mingit sorti poliitilise ja debatikultuuri suunal, mis on just nagu ära kadunud, sest et me mingist hetkest, mul on selline tunne, et see nagu sai alguse meelelahutusest ikkagi, näiteks 90-ndatel, kuidas telepilt ja telerežii hakkas muutuma selle tõttu, et avastati reality TV ja avastati, et tegelikult me ei peagi ju kõike nii tohutult lavastama ja viimistlema ja läbi kirjutama, sest et see toores ja natukene sihuke nagu kole montaaž ja operaatoritöö ja natuke kehvem heli võib-olla, kus on sihukest ruumikaja rohkem ja ma ei tea, mingeid imelikke katkestusi, et see tegelikult võib toimida ka materjali enda kasuks või see tegelikult võibki tuua need tegelased või need lood, mida ekraanil ette kantakse, vaatajale lähemale, sest tekib tunne, et seal ei ole mingit filtrit enam vahel, et see ongi päris just nagu ja sellepärast see läheb ka inimestele just nagu rohkem korda või jõuab kiiremini kohale, sest et see igatsus millegi tõelise järele aina kasvas ja kasvas meelelahutuses ja mulle tundub, et kirjanduses umbes sel ajal, ma võin ka eksida, Anniki, see on koht, kus sa võid julgelt mind parandada aga mulle tundub, et kirjanduses näiteks selline nagu
eluloolisus muutus jälle just nagu oluliseks müügiargumendiks umbes samal ajal, et inimestele nagu ei pakkunud võib-olla nii palju huvi enam sellised suured väljamõeldud saagad, vaid pigem läks kaubaks selline pihtimuslikum, toorem, selline nagu päris kirjandus, kus siis autor laotab mitte nagu oma tegelaskujud lugejate ette, vaid ikkagi oma sellised läbikukkumised elus ja oma madalpunktid ja kuidagi seeläbi siis, ma ei tea, nagu lugejate silme all siis läbib põhimõtteliselt Knausgaard kui reality TV jah, et me oleme jõudnud, et kuni siis Knausgaardini välja, kes siis lõpuks ju ka ikkagi, sai ikkagi tõeliseks kirjandusmaailma staariks, selline mees ei kusagilt kuskilt Norra väikelinnast lihtsalt rääkis sadade lehekülgede kaupa, kuidas ta vihkab elu ja kuidas ta oma lapse mähkmeid vahetab ja nii edasi. Ja ühtäkki see paelus nagu tervet kirjandusmaailma. Ühesõnaga, mida ma öelda tahan, on see, et sealt edasi me ju jõudsimegi sotsiaalmeediani ja stand-up comedy sellise uue suure tagasitulekuni, et selline nagu toores ja otse ja ilma filtriteta eneseväljendus muutus just nagu jälle ägedaks. Ja mulle tundub, et poliitikud keda siis lõpuks sellise staarina kehastabki võib-olla Donald Trump kõige paremini, jõudsid ka lõpuks sinna punkti, kus visati lihtsalt igasugune etikett ja sihuke, kuidas ma ütlen, peenutsemine kõrvale ja prooviti siis nagu hoopis teistsugust režiimi või retoorikat, et mis oleks, kui me lihtsalt nüüd plähmerdame ja löömegi uksi jalaga lahti ja nii-öelda oleme nii, nagu me oleme ausad ja oleme päris ja toome sellega just nagu siis mingisuguse sükse õnne meie õuele või mingisuguse tõelise arengu ja kasvu siis ka riiklikul tasandil. Aga suuresti see on ikkagi viinud mingisuguse sükse vihkamiseni ja sellise nagu polariseerumiseni, et ma ei ole väga näinud nagu mingisuguseid positiivseid mõjusid erinevalt siis meelelahutusest ja kunstist, kus mulle tundub, et see süke uus register või süke stiilivõti tõi mingit sorti värskust ikkagi endaga kaasa, et siis ma ei tea, kas poliitikas see on see värskus, mida me lõpuks nagu vajasime. Trumpi kindlasti väga ei tahaks, aga mis ilmselt on see populismi ajalooline funktsioon, on täpselt see, et kui inimesed, nad ei suuda järge pidada selle eliidi keerulise jutuga, eks ole, mis nagu neid kuidagi ei kõneta, eks ole, et Ameerikal on ajalooliselt hästi tugev populismi traditsioon, nii heas kui halvas. Et see on üks asi, mida ma alati imestan, kui inimesed räägivad, midagi sellist nagu Trump ei ole kunagi varem olnud. Andrew Jackson oli tükk aega tagasi ja oli väga sarnane president oma avaldustes ja oma selles, et miks ta inimestele meeldis, aga näiteks vanasti olid mitmed Ameerika naised, kes võtsid osa Ameerika poliitikast selliselt populismi platvormilt, sest nad ise olid süsteemi välised ja neil ei olnud võimalik selle raames, eks ole, nemad ei saanud Hamiltoniga debateerida, sest et seal ei võetud neid tõsiselt. Et sellel on alati mingi põhjus. Korra mõtlesin ka, et kui me siin nostalgitsime kõik selle järgi, kuidas Jefferson ja Hamilton, eks ole, peavad sofistikeeritud diskussiooni, aga Burr oligi vastureaktsioon sellele, keegi, kes ta ei ole küll Trump, aga ta on populist teises mõttes, eks ole, räägib lihtsalt üldist sellist toredat juttu, eks, mis kedagi ei ärrita, võib-olla sisu polegi oluline, käib, lihtsalt surub kätt, rohkem siuke Jüri Ratas, eks ole. Et selline ümmargune kuskilt kinni hakata ei ole, aga tundub, et selline mees, kellega võiks õlut juua. Et kõik need samad lõimed olid juba toona seal olemas ja tegelikult Hamilton paljusid neid tohtusid, et selles mõttes, et esimest korda vaatad, alguses tundub, et Hamilton on lahe, Washington on lahe ja Jefferson on nõme, eks ole, siis vaatad veel korra, siis võib-olla tegelikult
oli seal veel üht-teist, mida tähele panna, et tal on ootamatult palju ikkagi seda nüanssi, hoolimata sellest, et muusikal ja loomulikult peab palju ohverdama ja suhteliselt ka ajalooliselt tõetruu, et minu meelest kõige suuremad muudatused on seal pigem seal eraelulise poole peal, et tegelikult oma naise õega tal ikkagi ilmselt romantilist suhet polnud ja kogu see setup on Linni poolt sinna laias laastus juurde mõelnud, millest ma olen väga tänulik, et see dramaatiliselt mõjub väga hästi, pluss toob meile ühe tugeva naiskarakteri, mida toona muidu ilmselt oleks raske olnud leida või ütleme selles mõttes, et see võimaldas tal selle naise rolli suurendada, et ma arvan, et nii-öelda muusikali või selle loo jaoks väga õige valik, aga seal on ilmselt kõige suuremad sellised vabadused võetud, et ajaloo mõttes ikka laias laastus need biidid on enam-vähem õiged, mitte küll 100%, aga väga suuri selliseid ümbertegemisi pole. Jah, mul on ka tunne, et see nii-öelda uus reaalsus poliitikas justkui taasleitud vana või kuidas iganes me seda käsitleme, kui seda vaadata, siis mingis mõttes ilmselt me oleme nüüd lõpuks jõudnud selle kiiruse juurde, mida Hamilton nii väga nagu soovis või mida ta nagu ette kujutas, kui ta palavikuliselt kirjutas oma lugusid, mis pidid kunagi jõudma ajalehte inimesteni. Et nüüd me oleme nagu maailmas, kus põhimõtteliselt nii kui sa midagi teed, on see ju kohe inimeste ees ja see on olnud tõesti nagu nende valimiste kontekstis minu jaoks võib-olla kõige suurem avastus, mitte et seda nüüd pole varem palju olnud, eks ta ikka on nagu kogu aeg siin kõrval arenenud, aga ütleme see, kuidas praegu Ameerika poliitikas ka on suudetud nagu mõne päevaga väljuda asjadest, mis oleks kunagi kuid ja kuid nii-öelda teemaks olnud ja nad lihtsalt kuidagi nagu tulevad, neile reageeritakse, tehakse kõik ära, mis saad on ja minnakse juba uue asja juurde, on tegelikult uskumatu, et kui hästi huvitav oli jälgida, kui siin enam-vähem valimiste mingi viimastel nädalatel ja mul see ajajoon on juba peas nii sassis selle kõigega, kas neid asju oli nii palju, et kui räägiti ühesõnaga, et Trumpi ühel rallil siis oli kutsutud kohale koomik, kes nimetas prügisaareks Puerto Ricot, sellele jõuti mõne tunni jooksul tegelikult juba nii-öelda siis demokraatide või vastasleeri poolt reageerida ja tegelikult nagu mõne päevaga oli see teema juba absoluutselt nii risti-rästi põhjalikult läbi käsitletud. Trump oli jõudnud ennast prügi vedaja riietesse panna ja prügiautosse ronida. Kõik siuksed asjad suudeti ära teha. Kunagi oleks asi nagu nädalaid ja nädalaid, eks ole, nagu teemaks olnud ja sellest oleks suudetud ajaliselt rohkem võtta. Et nüüd mulle tundub, et selline nii-öelda poliitilise retoorika ja selline nagu üksteisele ära panemine ja see, kuidas sa nagu suudad üldse nagu seda räpi battle'it või debatti või mida iganes pidada, et see on juba nii kiireks muutunud, et ma ei ole kindel, et see varsti enam üldse inimeste poolt võimeline tegevus on, et see, ma ei tea, tehisintellekti üle nalja visates, et võib-olla me peamegi selle varsti nagu masinatele üle andma, sest me ei suuda enam sellega järge pidada ei loojatena ega vaatlejatena. Kas keegi vaatab ära ootavalt minu otsa? Kas sina suudad järge pidada? Ma seekord ausalt öeldes loobusin üsna teadlikult järjepidamisest, et mul käis see krõks vist mõni aeg tagasi ära, et nagu sa ütled, see tsükkel läheb nii kiireks, aga see tsükkel on nagu tühi käigul, et ega ta ei anna sulle midagi. Et mäletan, kui kunagi olin hotellis ja kui sa vaatad 24 tundi järjest CNN-i uudiseid, eks ole, siis sa oled ülihästi kursis nende pealkirjadega, aga sa ei tea ühestki teemast tegelikult rohkem kui 5 lauset. Et ma mäletan, toona oli Iraanis oli parajasti midagi juhtunud ja täpselt ma tundsin, ma tean, mis juhtus, aga tegelikult puudus igasugune kontekst, kuhu seda asetada, eks ole, et hiljutine Iraani ajalugu, eks ole, ajatollade võimule tulekust, sealt see oli mulle täiesti tühi maa, ma ei teadnud, kuidas see riik tegelikult toimib, et mida see uudis sulle tegelikult selles kontekstis annab ja ma olin alati pidanud väga oluliseks asjadega kursis olemist, et sa pead teadma, mis maailmas toimub. Aga ma olen, ja see on mulle endiselt oluline, aga ma olen enda jaoks seda ümber mõtestanud võib-olla nii, et see ei tähenda tingimata, et ma pean kõiki uudiseid teadma, aga et ma tõesti üsna süsteemselt püüan aru saada maailma ajaloost, maailma erinevatest riikidest, nende poliitilisest struktuurist ja võib-olla vähem aega kulutan sellele, et mis eile juhtus, sest niikuinii on see ülehomseks, on see juba läinud.
aga kuhu me selle kõigega välja jõuame, ma lugesin ka Harari viimast raamatut just, et peab ikkagi olema tehisaruga ka väga ettevaatlik. Kas Hamiltoni nagu elu õpetab meile midagi tänase kohta? Ma küsin mingi lolli küsimuse, sest siis see kõlab nagu me lõpetame seda diskussiooni ja saadet ära ja siis on nagu põhjust ma saan midagi juuksurisse nagu... minna. Ja täpselt, et Anniki saab juuksurisse minna. Mina ei tea, kas Hamiltoni elu mulle midagi õpetab, aga olles vaadanud kõiki neid Lin-Manueli intervjuusid, mis mulle väga meeldis, ta räägib hästi selgelt seda lugu, et ta võttis selle loo mitte sellepärast, et ajalugu on tähtis või et Hamiltoni ideed on tähtsad. Ta võttis selle sellepärast, et see oli lihtsalt nii hea lugu. Et ta luges seda raamatut ja mõtles, et raudselt keegi on sellest juba muusikali kirjutanud. Loomulikult ainult Lin-Manuel Miranda suudab lugeda Ron Chernow raamatut Alexander Hamiltoni eluloost ja arvata, et sellest on juba muusikal tehtud. et normaalne inimene nii ei mõtle. Aga et see, et tema jaoks see, ja ma arvan, et see on lõpuks ka see, miks see muusikal nii hästi töötab, jätame kogu selle tarkuse ja nutikuse ja kõik selle kõrvale, et lõpuks on ikkagi nagu siuke lugu, mis on huvitav, kus toimub uskumatuid asju. Jättis sealt veel igasuguseid asju välja, et kui Burr kunagi lahutas, siis tema naise advokaat oli Hamiltoni poeg ja mingid müstilised asjad, eks, mis nagu ütled, et kui keegi romaani kirjutaks, ei usuks. Et mis minu jaoks on südantsoojendav on see, et kellelgi on oskus näha sellist lugu ka sellises kohas. Et seda lugu võib olla selles imelikus Ameerika ajalooperioodis ja jupis, et see lugu on võimalik üles leida ja rääkida niimoodi, et ikkagi, eks ole, me istume siin juba varsti peaaegu 2 tundi ja ega meil midagi nagu väga tarka selle diskussiooni pole lisada, aga ikkagi tahaks nagu rääkida, sest et tekitas mõtteid ja põhimõtteliselt võiks veel 5 tundi rääkida, sest et see kõik on nii rikkalik selline soon, kust nagu midagi ammutada. Minu lõpustatement võib-olla Hamiltoni teemal on see, et üks imelik mõte või siuke ma ei tea, mingi tõehetk, mis mind tabas Hamiltoni vaadates, oli see, et ma korraks sain jälle aru, miks Ameerika Ühendriigid kogu oma keerukuse ja probleemsuse juures on ühtlasi ikkagi ka nagu läänemaailma mitte ainult nagu majanduslik vedur, vaid ka kultuuriline selline vedur. Ja see on lause, mis tekitab tugevaid reaktsioone ja emotsioone, kui seda kõva häälega välja öelda, sest et ma arvan, esimese hooga ei taha keegi sellele nagu liiga kergekäeliselt alla kirjutada, et jaa, nii on, ja sest et sellega sa just nagu sülitaksid oma kultuurile näkku või kuidagi pisendaksid siis, ma ei tea, kõigi teiste nii-öelda läänemaailma kultuuriliste regioonide panuse tähtsust ja kaalu ja nii edasi. Aga ma ei tea, kui ma ikkagi vaatasin Hamiltoni ja seda meisterlikkust seal laval ja kuidas seal tants, koreograafia, näitlemine, laulmine, helilooming, laulu kirjutamine, dramaturgia, teksti andmine, kuidas kõik need erinevad kultuuri osad või siuksed nagu kunstilise eneseväljenduse osad kokku tulid ja milliseks tervikuks nad kokku tulid ja ka seda, et mis väetist on vaja, et sellist kaunist haruldast lille kasvatada, et mis see sõnniku kiht seal all peab olema, et kui rõve ja armutu ja õudne, aga samas ka kui, ma ei tea, aateline ja vägev see kõik seal all on, see kultuuriline kiht, et siis ma jälle just nagu sain mingi meeldetuletuse, et nojah, et me võime ju proovida sellega võistelda, aga fakt on see, et see on praegu mingis mõttes jällegi sellise meie aja Rooma kõrgkunsti üks
näide ja sellega mingis mõttes pole mõtet võistelda ja pole ka vaja võistelda, sest et niimoodi kaudselt on see ikkagi ka meie lugu, kuna me ikkagi tahame ennast liigitada nagu läänemaailma osaks või mõned meist tahavad, paljud meist tahavad. Et siis, et ka sellest ma nagu sain aru, et miks see ikkagi kõnetab ka inimest Eestis, ütleme, et kõik see süke oma vabaduse ja oma suveräänsuse ja oma, ma ei tea, iseenda identiteedi määratlemise õiguse eest võitlemine ja ohverdused, mis selle võitlusega kaasnevad ja nii edasi, et see on absoluutselt, see võiks vabalt olla ka Eesti lugu, aga samas ta on ühtlasi midagi palju suuremat, on ju, et ta ongi ka kultuuride ülene, ma kujutan ette, loomulikult Hamiltoni ei ole veel lavadel mängitud nii kaua kui Shakespeare'i tähtteoseid, aga ka Hamlet on ju mingis mõttes käsitletav või väga kergesti käsitletav sellise poliitilise näidendina või poliitilise tragöödia või poliitilise satiirina ja ometi on ta ka niivõrd üldinimlik, et sa ei pea tingimata olema taanlane või inglane, et Hamletist aru saada. Et siis eks saab näha, meie seda ei näe, aga mõned tulevased põlved saavad näha, et kas ka paari sajandi pärast on Hamilton veel relevantne, aga mingisugused siuksed eeldused on sellel teosel ikkagi olemas, et olla selline nagu aegadeülene, mistõttu ma arvan, et Hamilton toimib väga hästi nii Obama keskses Ameerika Ühendriikides kui ka Trumpi keskses Ameerika Ühendriikides ilmselt toimib hästi edasi ka kõikides tuleviku poliitilistes kontekstides. Aga jah, ühesõnaga ma praegu natukene, mul jutu järgi juba kaob käest natuke, aga mida ma tahan öelda on see, et Ameerika juhib maailma põhjusega ja Hamilton tuletas mulle selle põhjuse meelde. Ma tean, tuleb Ivo järelsõna tegelikult, ma lihtsalt tahtsin öelda, et see oli, mulle see point väga meeldis ja ma arvan, et jätte siis teema kõrvale, et Hamilton ei oleks saanud sündida kuskil mujal kui Ameerika Ühendriikides. Ja osaliselt see, ma arvan, sellepärast, et see on kollektiivne kunstitüüp, et üksik kirjanduslik geenius võib sul sündida ka Eestis, aga et muusikal on nii kollektiivne vorm, et sul on neid erinevaid juppe nii palju vaja ja seda soovitan mõlemad olete need fännid vaadata neid intervjuusid, kus nad on neljakesi koos, eks ole, Thomas Cale, kes on lavastaja, Antti Blankenbühler, kes on koreograaf, Lin-Manuel ja siis Alex Lacamoire, kes on muusikadirektor. Ja see muidugi see on selline, ma väga ei armasta selliseid maneleid, eks ole, kus ainult mehed räägivad, aga neid härraseid ma võin kuulata kunstiteadlasi tundide kaupa, et see, milline omavaheline mõistmine ja kui palju nad on see mõelnud ja läbi mõtestanud, see on puhas selline intellektuaalne mõnu. Aga sa mainisid korraks see sõnnik ja see, et mis seal all on, see konkurents ja kõik see ja nemad, kes nad on nii kaua koos teinud ja nad armastavad üksteist ja on super ühel lainel, siis koreograaf rääkis seda, kuidas ta üks hommik kartis nii tööle minnes, Lin-Manuel oli mingi viimasel hetkel kirjutanud mingi lõpustseeni ja tal polnud õrna aimugi, kuidas seda nagu koreograafe keelde panna. Ja siis ta oli nii mures, sest see latt on nii kõrgel, et kõik toovad oma selle A-mängu kogu aeg, ja kui sul pole, aga et õnneks tal seal metrooplatvormil siis tuli pähe, kuidas seda teha, et sai ikkagi tööle minna. Aga et see on selline alkeemia ja müstika, aga mõtlen, et lõpuks see tulebki sellest üldisest rikkusest ja sellest huumusest, mis seal on, siis saavad kasvada sellised asjad. Ühesõnaga, kui te ei ole Hamiltoni näinud, aga te olete siiamaani kuulanud, siis ilmselgelt teil on huvi, sest muidu te oleksite ilmselt ammu juba kinni pannud selle kõik, siis võite väga lihtsalt alustada YouTube'i või mis iganes muusikaplatvorm teil on, kus te kuulate muusikat ja sealt ette võtta ja legaalsetel viisidel siis Eestis vähemasti näeb seda läbi Disney Plus teenuse, et saate sealt vaadata, võtke üks õhtu ette ja ma loodan, et siis
ühesõnaga naudite nii palju kui meie või siis kui esimest korda ei meeldi nagu Jimil, siis proovige paari aasta pärast uuesti, äkki siis toimib. Aitäh sulle, Anniki, et sa aega leidsid, et meiega rääkima tulla ja siis osa 2 sellest arutelust, kus me päriselt asja sisse läheme, seda saab siis tulevikus oodata. Väga tore oli, aitäh! Ja aitäh, Anniki, tõesti rõõm oli sinuga jälle seda saadet teha üle pika aja. Ja võib-olla lõpetuseks tuleta siis kuulajale meelde, kust sind muidu leida saab, sest et saade sai siin otsa, aga sinu mõtteid ja kirjutisi leiab ju internetist veel, kui kellelgi läks hammas nüüd verele. Kust sind kõige kergemini jälgida saab? Ja kui tundub, et ei saanud Hamiltoni kohta piisavalt infot, et siis võib tulla Instagrami Life in a Cold Climate või siis internetiavarustes on mul blogi samamoodi lifeinacoldclimate.com. Aitäh ja kas me laulame nüüd lõpetuseks? Ma ei tea, kuidas ma selle pärast kokku panen nii, et need kogu see Jim on meil Haapsalus hetkel, et see ka nii-öelda kokku sobiks. See on väiksem probleem, et ühes helistikus võiks enam olla. Seda ma saan teha pärast arvutiga.